tere tulemast Musta kassi taru lugemisse hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 2.–8. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No hamburit ootab ees uus algus, aga minu meelest ma räägin seda juba päris mitu nädalat, et hamburit ootab ees uus algus. No aga ma ei saa sinna midagi teha, nii need kaardid räägivad. Aga räägime siis kaartidest algusest peale, et see nädal algab siin ehk lugemine algab siin paasiga ja lõpeb paasiga. Et üleval on sauade paas, tema tuleb uudistega ja kohe kõrval on surm, et uudised on sellised, et miski teie elus on läbi saanud. Siis edasi tuleb õiglus ja sealt tuleb saatuse ratas. Saatuse ratas on ka selline kaart, mis ütleb, et miski asi on nüüd läbi saanud ja algab uus etapp. Ja uue etapi algusest räägib meile see narrikaart, mis on minu meelest ka juba ma ei tea mitmendat nädalat hamburitele välja tulnud. Et vaja julgust kokku võtta ja alustada uut etappi oma elus. Siis tuleb meile hermiti kaart. Hermiti kaardi käes on lamp. Lamp hakkab teil peas põlema ja sealt järgmine on mõõkade paas, kes tuleb ka uudistega. Ühesõnaga see on nagu selline lamp, mis näitab teile valgust, kuidas edasi minna, et see on nagu kuidagi selline uudne lähenemine. No kui on uus projekt, uued algused, no siis on ka uudne lähenemine. No niimoodi siis, hamburikesed. Mis ma oskan öelda? Tuleb uudis, et midagi on teie elus läbi saamas. See surmakaart lõpetab ära midagi teie elus ja õiglus räägib seda, et no õiglus on õiglus ehk tasakaal, õiglus näitabki seda, et nagu midagi saab läbi. Kui teil olid mingid lahendamata asjad või vaidlused näiteks kellegagi, siis nüüd need lahenevad ära ja õiglus on teie poolel. Ehk tuleb see, mida teie olete nagu soovinud ja tahtnud. Ja saatuse ratas lõpetabki ära selle etapi, et nüüd pannakse punkt sellele. Punkt pannakse, aitab küll sellest vanast jorust ja jorutamisest, mis iganes teil on olnud siin lahtine või veninud, siis see peab läbi saama. See peab lõpuks läbi saama, saab läbi niimoodi, et teie nagu jääte rahule sellega, kuidas ta nagu läbi saab. Ja te võite rahulikus südamega minna edasi. Minna edasi selle narrikaardiga, astuda selle sammu oma uue elu suunas ja teil tuleb see tarkus, et kus suunas nagu edasi minna. Et kas teile jagatakse õpetusi, sest et baasid tähendavad uudiseid ja tähendavad nagu, nad on nagu õpipoisid, et võib-olla teil hakkate hoopiski mingit uut ametit õppima. Näiteks olete siin võib-olla juba ammu soovinud endale teist töökohta. Ja nüüd tuleb see uudis, et jaa, vanas töökohas on nüüd kõik, te võite sealt ära minema hakata, see etapp teie elus on läbi ja hakkate tegema mingit teist tööd. Aga seda tuleb alles õppima hakata. Ja tuleb teilgi alustada sellega, et julgus kokku võtta, et minna sinna uuele kohale, kui see on teie jaoks tundmatu. Siis on selge, et on hirm, aga hermiti kaart koos oma lambiga räägib seda, et teil on see tarkus, see tuleb, et te nagu haarate lennult seda uut asja ja võite julge nagu olla, et te saate sellega hakkama. Et võib ju olla, et kardate, ma ei tea, uude kohta minna täiesti uues kohas alustada uute ülesannetega, mida te võib-olla pole mitte kunagi varem teinud või vähemalt mitte sellisel moel pole teinud. No see on nagu üks näide, mis võib olla see uus asi teie elus ja vana lõpetamine. No ma ei tea, ma loodan, et siis järgmiseks nädalaks on juba asjad selged, et see vana ongi juba lõpuks läbi, sest minule tundub küll, et ma olen seda juba mitu nädalat korrutanud, et uus algus hamburit ees ootab. No igatahes ootame põnevusega seda uut algust, hamburit teie elus. Et soovin teile siis sellist tasakaalukat nädalat ja et siis midagi teie elus saaks lõpuks lõplikult läbi ja võiks uus ja palju parem alata.
Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.